siin aega raisata, varsti pannakse lõke põlema. Teie samal ajal, teie ülesandeks on loomulikult kaasa laulda, aga kuna nad seal riietuvad ja meestel võtab alati nii palju aega, see riietumine, kogu aeg peab ootama nende järgi, siis ma räägin teile vahepeal ühe loo. Nimelt, täna kirjutas mulle üks Delfi ajakirjanik, üks hästi armas neiu. Tema ühes lauses oli umbes 14 küsimust ja kõik nad olid teemal, et kuidas on 4. korda rase olla. Väga hea. Aitäh. Ühtlasi ma palun nüüd väga suurt aplausi minu abikaasale, kellest saab aasta isa. Love you, Heimar. Nii, saite riidesse. Nii, oota, sina olid kukk ja sina olid lang, jah? Kuule, jube hästi, nüüd andke oma parim. Te olete mõlemad nii noored, et ei mäletagi seda bändi. Kurat küll, tule ette pool, näe, vaata siia. Sina oled ees ja sina oled Kalle. Sina oled selline stoiline vana rahu ise. Nii, sina oled lang. Tule siia nüüd ära jutustad, et ilusate tüdrukutega. Sina oled lang, sina paned täiega hullu. Jooksed edasi, tagasi, hüppad rahvasse. Kõik tüdrukud pärast tahavad sind. Nii, palun. Mis tegema nüüd pean, kas olen teinud vea, kui uskusin, et jääd mu juurde siiski. Ei suuda leida teed, on lahendusi veel, kas saabuda võib päev, milleks sa minu juurde jääd. Ja nüüd juba koos teiega! Kus on teemad? Liiguta ennast, hakkab sooja!
noored olete, jah? Et ei sündinud sellel ajal kui mina. Olid ikka ägedad bändid, oli äge muusika, on ju. Aga tead mis või? Nüüd, mul on lihtsalt nii kahju, ta ei saanud üldse esineda. Ole sina, Kalle. Sina oled Lang. Kuule, do your best nüüd päriselt, ära ole siin ka apaatne, sest et Lang ei ole kunagi siuke lihtsalt siuke vaikselt. Lang on hullu ikka. Meie viimane lugu, Teine dimensioon, koos teiega. Näiteid toon, sinu jaoks on see kui teine dimensioon. Lähed kõike mõista püüdes, kuid aru peal ei saa. Väga hea, käed! This night